Täna proovime siis leivasuppi teha nendest jääkidest, mis jäid võileiva tegemisest üle. Ja ma proovin siia ka oma väikest nihvi, kuna rosinaid ei ole, siis ma panen siia seedrimänni seemneid. Ja lisaks ma proovin veel ühte trikki, ehk siis praen mingid leivajupid ka supi sisse soolaseks ampsuks. Et siis vaatame, mis sest kõigest välja tuleb. Kõigepealt tuleb see leib muidugi siia ilusti ära pudistada ja nendest võileiva jääkidest tervet suppi ikka ei saa ja sellepärast on mul siin ka pealinna leiba natukene ja reherukkileiba samuti. Et need siis pudistame siia ära ilusti, pärast paneme vee peale. Vett tuleb kuskil 1,5 liitrit panna ja siis leiba umbes 400 grammi. Paneme kõik niimoodi silma järgi, mitte niimoodi grammi kaupa kaaludes. Õunu mul ka ei ole, muidu pannakse sinna ka õuna, mõned panevad sisse, aga kaneelikoort on. Leivasupp on ka üks klassikaline Eesti magustoit, mida ka paljud pered teevad, aga viimasel ajal on nagu unustuse hõlma jäänud. Need lõikame kuubikuteks väikesteks ja siis praeme nad ära, et nad jääksid sellised krõmpsuvad. Nüüd on kõik ettevalmistused tehtud ja muudkui kööki tegutsema. Kallame vee peale. Ja kaneelikoore paneme ka sisse. Veel soovitatakse leivasupi sisse panna mingit mahlahaput, jõhvika või mingit muud mahla. Kuna mul ei ole sellist asja, siis ma võtan kasutusele moosi, mustsõstra või mustikamoos õigemini on see ja mustika džem isegi. Ja ka suhkrut paneb igaüks vastavalt sellele, kui palju tal magusat tahab. Senikaua, kuni supp keema hakkab, on aeg ka valmis küpsetada kõrbedamad koorikud. Kuskil 20 minutit peaks ta keema, siis võtame tulelt ära, tambime valmis ja paneme veel mõned asjad sisse. Nüüd peaks leivasupp valmis olema ja mis muud kui maitsma. Paneme oma krõbedad leivatükikesed ka sisse ja vaatame, mis sest välja tuli. Näed, algaja viga, natukene palju sai suhkrut, aga muidu on maitse väga hea. Ja need krõbedad kuubikud nii väga krõbedaks ei ole jäänud. Aga siiski mõned on. Mõnusa hapuka maitsega on ta ka. Nii et iganes mõnus leivasupp